Rahvusringhäälingu raadiomaja välisseinal võisid möödujad tänapäeval näha köie laskumist. Tegemist ei olnud kaugeltki mitte meelelahutusüritusega. Päästeameti Keila komando harjutas kukkunud ja rippu jäänud inimese päästmist. Päris elus läheb selliseid oskuseid vaja siis, kui päästjad ei saa mingil põhjusel kannatanu päästmiseks redelautot kasutada. Iga kolmas tööõnnetus on seotud kukkumisega. Täna mängiti ERR-i raadiomajas läbi olukord, kus kõrgeid maja aknaid pesnud inimene, keda seekord kehastas siiski manneken, kukkus välja rippkorvist ja jäi raknetega rippuma. Kõigepealt laskus, võiks öelda, et mängleva kergusega mannekeni päästma õppust läbi viinud firma enda inimene. Kui on näiteks aknapesijad, kes siin majade peal kukuvad või midagi juhtub, et ei saa enam alla, et siis peab olema võimekus tuua see inimene sealt alla. Tavaliselt peaks olema see ette nähtud nii, et ettevõttel, kes seda tööd teeb, endal on see võimekus. Aga me näeme väga palju, et inimesed jäävad lootma päästjatele, ehk siis Päästeametile ja täna me olemegi siis siin selleks, et neid seda kompetentsi tekitada. Päästeametil on olemas redelautod. Kui aga päästmist vajab inimene kõrgemal, kui redelautoga ulatub või kui redelautoga ei pääse lihtsalt kannatanule ligi, tulekski inimest päästa sedasi hoone kõige kõrgemast punktist laskudes. Päästeameti Keila komando päästja Elari Soots jäi oma sooritusega rahule. See tundus nagu, ütleme, et reaalne sündmus, aga tegu oli ikkagi nukuga ja tundus päris ehe. Et üldjuhul tuli hästi välja, alati võiks veel proovida, sest kannatanu vabastamisel erinevad võimalusi, aga tänane õppus tuli hästi välja ja ma arvan, et tuleks proovida, veel võiks proovida üldjuhul samust asja mitu korda läbi mängida. Sellise päästeoperatsiooni võimekust on Eestis tegelikult vähe. Kuigi väike, aga ta on olemas, et antud võimekust sellisel tasandil pakub Eestis 2 komandot, mis on siis konkreetselt nüüd kuni 50 meetrit. Kuid meil on olemas igas komandos võimekus siis sellistes nii-öelda kergemaid ja väiksemaid töid teha, nii-öelda kas siis šahtides või kaevudes samamoodi nagu laskumised. Näiteks Türisalu pangalt alla kukkunud inimesi on tulnud korduvalt sellisel viisil päästa, sest redelautoga ei ole kuidagi võimalik kannatanule ligi pääseda.